See algas kui väärastunud peitusemäng. Sarah, ma ei saa hingata. See on sinu enda süü. Sarah, ma ei saa hingata. Aga selles mängus ei olnud võitjaid, kui peidukoht muutub surmaluksuks. Sarah. Kõige eest, mida sa mulle oled teinud. Sarah. Siina. Kas detektiivid uurisid kohutavat õnnetust või külma ja kalkuleeritud plaani? Nii et ma mõtlesin, okei, ma teen sinuga nalja, tõmban su kinni ja panen ta natuke siplema, mis iganes, aga siis ma jäin magama. Viime teid läbi kõigi keerdkäikude, algusest lõpuni. Kui vandekohus lõpuks otsuse tegi. Mina olen Elizabeth Milner ja tere tulemast selle naiste kurjategijate episoodile. Winter Park, Florida. Seal kohtume selle nädala naiskurjategija Sarah Booneiga. Sarah Boone sündis 1977 aasta oktoobris Atlantas, Georgias. Kui ta oli 3-aastane, sai Floridas tema kodu. Oma varastes 20-ndates kohtus ta oma unistuste mehega. Ma kohtusin temaga 90-ndate lõpus. Tema nimi on Brian Boone ja 2000-ndate alguseks vahetasid nad mõtteid. Varsti pärast seda sündis neile poeg. Sarah ja Brian veedavad 13 aastat abielupaarina, enne kui nende abielu laguneb. Nad lähevad lahku ja nende lahutus vormistatakse 2017. aastal. Booneid hoiavad poja nimel suhted viisakad, jagades hooldusõigust pooleks. Ei lähe kaua, kui Sarah ellu ilmub uus mees. Oli imelik, kui kiiresti me klappisime ja kui palju meil ühist oli. Ja ma ei arvanud kunagi, et ta võiks huvi tunda minusuguse vastu. Ja mine. Lihtsalt ei suutnud uskuda, et ta tõesti oli minust huvitatud ja ütles palju ilusaid asju. Ja ühest tunnist sai lõpuks 4 tundi, sellest hetkest, kui me esimest korda kohtusime. Ja siis oli meil alati millestki rääkida. Mees, kes köidab Sarah tähelepanu, on George Torres Jr. Sarah ja Georgi suhe tundub tugev. Nad kolivad mõne kuu pärast kokku. Varsti avastavad nad mõlemad, et ühe katuse all elamine ei ole sugugi lill ja lust. Nad türitsevad pidevalt ja kui tülid muutuvad füüsiliseks, peab politsei sageli sekkuma. 2020 aasta veebruari lõpuks saab Sarah ja Georgi ühisest korterist kohutava kuriteo toimumispaik. Kõik saab alguse ühest lapsepõlvemängust. 2020 aasta 24. veebruaril otsustavad Sarah ja Georg veeta õhtu kodus. Nad joovad veini, panevad pussed kokku ja maalivad. Õhtu jooksul otsustavad nad mängida peitust. Sarah peidab end üleval korrusel dušikabiini, kuid Georg ei tulegi teda otsima. Kui ta lähed tagasi alla vaatama, mis toimub, näeb ta, et Georg on leidnud endale peidukoha kohvris. Sarale tundub see väga naljakas. Nii et ta võtab oma telefoni ja hakkab teda filmima. Sarah väsib ja läheb magama. Ta arvab, et kui Georg suudab end ise kohvrisse panna, suudab ta sealt ka ise välja tulla. Järgmisel hommikul tehakse hädaabikõne numbrile 911 ja ühendus saadakse Winter Parki politseiga. Kas see on politsei või kiirabi? Minu poissõber on surnud. Olgu, pane lamp üleöötatud korterisse. Sai katkesta kõnet. No tell me exactly what happened there. Eile õhtul mängisime mina ja mu poissõber ning ma panin ta kohvrisse ja me mängisime. See oli nagu peituse moodi mäng. Ma jäin magama ja kui ärkasin, oli ta kohvris surnud, nii et ma ei tea, mis juhtus. Politseinikud tormavad Sarah ja Georgi korterisse. Päästjad on juba kohal, kuid Georgi päästa ei õnnestu. Kas sina helistasid? Mis kell sa helistasid? Tead, mul ei ole selle jaoks aega. Tere. Oled sa siin? Jaa. Olgu, ma räägin sinuga. Me peame tuletõrje käest infot saama. Kinnisvarahaldur. Kas sa saad talle kiiresti öelda või lihtsalt, et ta teaks, mis toimub? Kus ta on? Jaa. Ja ta kõnnib sinna poole. Ära selle pärast muretse. Me hoolitseme selle eest. Selleks hetkeks on veel liiga vara öelda, mis põhjustas Georgi surma. Kohtuarst peab läbi viima lahkamise. Politseinikud räägivad Saraga, kes näib olevat šokis. Mis toimub? Vabandust, ma ei jõudnud siia varem, nii et räägi mulle, mis juhtus. Pole probleemi. Oota, meie koos panime pused kokku. Oleme koos ka kunsti teinud. Te panite koos pusled kokku? Ja, meil on seal üks pusle, mille me alustasime. Agu? Oleme teinud kunsti, proovinud seinalt asju maha võtta, et sinna uut kunsti panna ja lihtsalt üksteisega hästi aega veetnud. Aga me jõime. Meil oli eile õhtul pudel veini. Olgu. Siis me otsustasime peitust mängida, eks? Olgu. Nii et ta ronib kohvrisse. Olgu. Kes siin mees on? See on minu endine abikaasa. Minu endine abikaasa.
kuidas ta siin sinuga elas, Klo? Ei. Ma kutsusin ta siia. Oigu. ma ei teadnud, mida teha. Olgu. Ma ei teadnud, mida teha. Augu, Siis ta tuli siia. tule, räägime omavahel, eks? Ma kutsusin teid. Ma proovisin sulle graafikut anda. Probleem on selles, et ma jäin magama. Ma jäin magama. Millal sa tegid elustamist? Täna hommikul, kui ma ta leidsin. Enne, kui sa helistasid. Jaa. Praegu on kell 1. Ma proovisin. Ma olin ärkvel, aga tegelikult tõusin voodist umbes kell 12:30 või midagi sellist. Siis ma tulin alla. Ja ma olin nagu, kurat, ta on ikka veel kohvris. Siis ma leidsin ta ja võtsin ta välja. Ma proovisin talle elustamist teha, siis helistasin talle ja siis teile. Kas ta jõudis siia enne, kui tuletõrje tuli? Tess, su abikaasa? Su endine abikaasa? Jah, okei. Kus sa elasid? Kohe, siin samas tänaval. Okei. Nii et sa mängisid ega läinud sinna ülesse? Ma läksin. Aga kas ma jäin magama? Okei. Okei, sinuga on kõik korras. Ma ei olnud siin. Ma lihtsalt üritan aru saada, mis juhtus. Ma jäin magama. Ma ei tea, kas ta lämbus või sai aneurüsmi või südamerabanduse või midagi sellist. Millised terviseprobleemid tal olid? Mitte ühtegi, millest ma teaksin. Mitte midagi, millest te teaksite? Mitte ühtegi, millest ma teaksin? Ei. Ei. Meil oli ainult pudel veini. Tõesti, ainult üks pudel veini. Olgu. Tegime puslekunsti, siis otsustasime peitust mängida. See ongi kõik, mis juhtus. Kui kaua sa teda enne hädaabinumbrile helistamist elustasid? Sa proovisid seda terve hommiku? Jah. Okei. Ja siis ma helistasin talle samal ajal, kui ma... Tõenäoliselt kasutasin midagi, mis lagunes ära. Siin, las ma täidan selle koha ära, eks? Palun abiellu minu doktor Pepperiga. Ma kaon kohe ära. Lihtsalt anna meile arve. Okei, lähme. Ta on leti peal. Midagi majast. Ole ettevaatlik. Ma tahan, et sa istuksid, sest ma ei taha, et sa minestaksid. See on ilmselt sinu jaoks palju. Võib-olla mul on natuke vett, ma võin sulle vett tuua, eks? Lihtsalt ma tahan, et sa ei seisaks, sest ma ei taha, et sa minestaksid. Mul on vaja, et sa leiaksid vett. Sarah on šokis. Tema endine abikaasa Brian, kes on nüüd kohal, pärast seda, kui ta üritas temaga nende poja pärast ühendust saada, räägib nüüd šerifi asetäitjatega. Ma hakkasin helistama umbes kell 11:30. Helistasin iga poole tunni või tunni tagant ja lõpuks sain ta kätte kell 12:49. Ta rääkis mulle, mis toimub ja küsis, kas ma tuleksin siia, nii et ma tulin siia. Ta sai sellest aru, 12:45. Jah, olgu, 12:49. 12:49. Tulin siia, ütlesin talle, et ta peab helistama 112 ja kedagi siia kutsuma. Ja siis põhimõtteliselt ütles ta, et tal on vaja õue minna, juua ja suitsetada. Ma läksin majast uuesti välja, sest ma ei teinud seda. Kes helistas? Kas sina helistasid või tema helistas? Mina helistasin, tema helistas mulle tagasi, kui ma olin teel, et veenduda, kas ma ikka tulen. Mina helistasin talle. Okei, nii et tema helistas, sina tule siia. Mina helistasin talle esimesena. Okei. Üritan teada saada, kas ta suudab asjad tuksi keerata. Kõik toimub kuidagi omamoodi. Panin oma asjad kokku, panin kutsika tema puuri. Kui ma hakkasin siia sõitma, siis ta helistas mulle, et veenduda, kas ma ikka tulen. Ja siis jõudsin ma kohe siia kohale. Kas sa läksid sisse ja vaatasid? Ja siis ma läksin ees sisse. Ma ei kasutanud seda väikest esiplaatide ala. Tule, astu siia poole. Ma ostsin jalad. Ma tegelikult ei tahtnud seal selle lähedal olla, nii et ma ütlesin talle, et ma lähen, Lihtsalt kuriteo paiga huvides tahan ma teada, kas kui ma leiaksin sinu jalajälje, siis see oleks sellepärast, et sa läksid nii kaugele majja. Kas sa siis tegelikult jätsid lävepakule jalajälgi? Ma ei usu, et ma kunagi vaibani jõudsin. Ma arvan, et see oli lihtsalt seal. Ma olen siin varem olnud. Ja. Aga ma ei usu, et ma sellest kaugemale läksin. Sa tegid küll, okei. Nii et ma puudutasin ukse nuppu. Ma ei usu, et ma midagi muud puudutasin, aga ma ei tea, kas see tegelikult loeb. Okei, see ongi põhimõtteliselt kõik, mis sul on. Meil on siin üsna kiire. Teeme mõned telefonikõned ja siis vaatame edasi. Anna mulle teada, kui tal on mingeid meditsiinilisi probleeme või? Ei ole. Okei, aga sa oled temaga varem kohtunud? Jah, ma olen temaga varem kohtunud. Okei. Neil on päris värvikas ajalugu. Oh, tõesti? Teid on siia nende kahe pärast päris tihti kutsutud. Ta on tema vastu umbes 5 korda siin käinud. Tõesti? Okei, ma ei tunne teda. Ma ei ole ise siin varem käinud. Ei olegi. Ta on praegu selle tõttu tingimisi vabaduses. Nii et selle tõttu. Koduvägivald tema vastu. Jaa. Olgu. Ja eelmine kord ta sai.
uue kohtuprotsessi, midagi sellist. Ta pidi käima perevägivalla kursusel, ma tean, et ta tegi seda kriminaalhooldusametniku juures, sellised asjad. Aga iga kord, kui ta lasi ta arreteerida, üritas ta järgmisel päeval talle kautsjoni maksta. Saara väidab, et kui ta magama läks, oli Georg veel elus. Räägi mulle uuesti. Te mängisite eile õhtul, jõite pudeli veini. Panite puslesid kokku, tegite kunstitöid. Pusled, kunstitööd. Jõi pudeli veini ja otsustas siis peitust mängida. Mis kell see oli? Kas sa mäletad? Ma mõtlen, ma tean, et olin voodis ilmselt umbes 12:30. Okei, noh. Ma läksin vähemalt üles korrusele ja jäin magama. Okei. Unustasin, et ta oli seal. Ta mängis peitust. Ja mingil hetkel panid seda kohvrisse. Ei. Ta läks ise kohvrisse. Talle tundus naljakas olla kohvris. Nii et ma mõtlesin, et okei, ma teen nalja ja tõmban luku kinni ning lasen tal natuke sipelda, mis iganes. Aga siis ma jäin magama. Kus kohver oli? Täpselt seal, kus mina olin. Seal all, jah. Sa tõmbasid luku kinni, nii et ta jäi sinna sisse. Jah. Mõtlesin, et see oleks natuke naljakas. Oligi. Ja mõlemad naersime selle üle. Ja siis ma jäin magama. Kus sa magama jäid? Üleval korrusel. Sinu magamistoas? Jaa. Olgu. Täiesti unustades, et ta oli endiselt kohvris. Ja siis sa tulid tagasi alla korrusele? Kas täna hommikul või täna pärastlõunal? Jaa. Kui märgasin. Umbes kell 12:30. Ma olin ärkvel, aga ma täiesti unustasin, et ta oli kohvris. Ta võib teile öelda, et on palju asju, mis minul või meil on. Ja meil on tööd. Jaa, ta ütles mulle. Elu. Kõik muu selline. Nii et ma lihtsalt hakkasin talle elustamist tegema. Jaa. Jah, selle hommiku kohta, kui hakkasin elustamist tegema. Ei. See oli pärastlõuna. Ma olin ärkvel, aga lõpuks otsustasin alla tulla umbes kell 12:30 või mis iganes see oli. Ja ma unustasin, et ta oli kohvris ja ta ei liikunud, midagi ei juhtunud. Nii et ma tegin luku lahti, võtsin ta välja ja hakkasin talle elustamist tegema. Ta oli teil siia, ma helistasin sulle, kui ta kohale jõudis. Kui ta siia jõudis, sinu isa, jah? Okei, ja õhk tuli välja ja ta korises, aga ma sain lihtsalt aru, kui ma talle otsa vaatasin. Et sa oskasid elustamist teha. Kas sa tegid seda üksi? Jah. Okei. Ja siis inimene, kes minuga telefonis oli, luges ka koos minuga, kui ma seda tegin. Ja tal ei ole mingeid meditsiinilisi probleeme. Ta ei võta ühtegi ravimit. Ma ei tea, meditsiiniliselt. Mis? Ma tean, et ta ei võta üldse mingid ravimeid. Okei. Ainus asi, nagu ma ütlesin, ma ei tea, kas alkoholil oli sellega midagi pistmist. Aga meil oli pudel veini. Okei. Saara saab selgelt aru, kui halvasti see välja näeb. Ta hakkab muretsema, kuidas Georgi perekond reageerib. Ma kardan oma elu pärast. Ma tahan, et sa teaksid seda. Ma kardan. Tema perekond. Pole mind kunagi sallinud. Nad kutsuvad mind sinisilmseks, valgeks kuradiks. Nii et nad pole mind kunagi sallinud. Nad pole mind kunagi omaks võtnud. Nad pole mind kunagi sellisel viisil aktsepteerinud. Kas sa oled kellelegi neist helistanud? Me rääkisime tema tütardega eile. Ei, ma mõtlen sellest asjast. Ei. Olgu ju? Keegi ei saa teada enne, kui me neid teavitame. Kas nad elavad siin lähedal? Jah, nad elavad siin samas lähedal. Nad tapavad mu ära. Tema lapsed tapavad mu ära. Nad ütlevad mulle. See ei olnud tahtlik, okei. Ja nad ei saa sellest aru. Nad ei aktsepteeri seda. Me teeme põhjaliku uurimise ja võtame tarvitusele meetmed. Me kindlasti hoolitseme selle eest, et sa ei tunneks hirmu, kui me lahkume. Okei. Kohe. Uurijad märkavad, et tõendid ei lähe täpselt kokku Saara jutuga. Kui Georgi lahkamisaruanne tabasi tuleb, on selge, et tal on palju seletada. Ta nõustub politseiga ametlikuks küsitlemiseks maha istuma. Arst teavitas meid mõningatest ilastustest, mis tal olid. Ma mõtlen sellega. Tal on kriimustused seljal. Ma tean, kus need pärit on. Okei. Ja seda nimetatakse kontusiooniks. Kas sa tead, mis on kontusioon? Nii et põhimõtteliselt, kui sind lüüakse, siis tekid jäig. Sul tekivad sinikad. Näiteks keegi lõi sind või midagi sellist. Seda nimetatakse kontusiooniks. Tal olid mõned vigastused vasakul õlal. Tal oli lõikehaav huule lähedal. Me nägime, et tema suu oli veidi... Ma ei ole teda puudutanudki. Okei. Samuti kukkus ta mu poja rattalt maha. Olgu. Ma ei tea. Ja ta on tuntud selle poolest, et jookseb vastu seina või esikunagisse. Sellepärast.
Okei. Aga kriimustused? Sest seal on ka seks. Jaa. Okei. Sest tal on ka priimustuskuklad. See nagu läheb, aga see läheb otsa üle kaela. Ma pole aimugi, kus see pärit on. Ja ik ga het nu tegen het, võtab siirtised. Need juhtusid hiljuti. See ei olnud midagi, mis oleks juhtunud pärast või nädal tagasi või 2 päeva tagasi, 3 päeva tagasi. Need kindlasti juhtusid, tead, sellel ööl, mis eelnes sellele, kui ta oli... Täiesti ausalt, me ei ole sellesse süvenenud. Sellepärast ma arvasin, et ainus asi, mida te mult küsite, mille kohta ma oleksin nii aus olnud, on see, et ma lihtsalt sügasin George'i selga. Kõige muu kohta pole mul aimugi, mis see on. Pole aimugi, mis see on. Aga mu poeg on ka mul kodus külas käinud, nii et... No millal su poeg seal oli? Millal ta viimati seal käis? Oh, issand. Ma saan aru, et ta oli seal vist eelmisel teisipäeval? Viimati, ma ei tea, kas see oli teisipäev, aga jah, ta oli seal eelmisel nädalal. Nii et... No, me räägime pühapäevast. Me lihtsalt räägime sellest, mis juhtus pühapäeval. Sest, nagu ma ütlesin... Vigastused juhtusid selle ajavahemiku jooksul. Nii et sa räägid üleeilsest? Pühapäevast esmaspäevani. Sa helitasid meile eile kell 1, aga see juhtum oli eelmisel õhtul, kui te maalisite ja tegite muud. Õige. Nii et me räägime pühapäevast. Ja miks sa siis täiesti segaduses oled? Sest meil oli tore aeg tagaverandal veini juues ja paar sigaretti suitsetades ning siis otsustasime sisse minna ja sõna otseses mõttes maalida, puslesid kokku panna ning mängida ja muusikat kuulata. Sellepärast ei läinudki keegi endast välja. See ongi minu jaoks hämmastav. Ma lihtsalt ei tea. Mul pole aimugi. Keegi ei puutunud kedagi. Tal oli nagu vasakul pool lauta põhimõtteliselt sinikas. Ja nagu käes, mul pole aimugi. Nagu miski oleks teda tabanud. Ma arvan, et mitte, sest ma ei ole teda puudutanud. Saara teeb uurimisega täielikult koostööd. Ta nõustub DNA-proovide andmisega ja annab isegi oma telefoni üle. Aga see, mida uurijad tema fotogalleriist leiavad, jätab nad sõnatuks. Saara ei teinud ainult ühte videot, kus Georg on täiesti kinni tõmmatud kohvris. Detektiivid leiavad 2 erinevat salvestist. Sarah. Kõige eest, mida sa mulle teinud oled. Sarah. Kõige eest, mida sa mulle teinud oled. Sarah. Siine. Sarah. Siine. George palub, et teda vabastataks. Saara pilkab teda ja siis muutub tema hääl nõrgaks. Sarah. Lol. Sarah. See on minu nimi. Ära muretsi selle pärast. Saara. Ma ei saa hingata, kallis. Saara, kas tema on? Jah, see ongi see, mis juhtub, kui sa mind kägistad. Saara. 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 Saara, ma ei saa hingata, kallis. See on sinu süü. Saara, ma ei suuda. See on sinu süü. Saara. Tõeline mõne ümber. Võiksid selle nimel loobuda lisaks. Hea seda saada. Saara. Ole päriselt kohal. Saara. Saara. Ma ei saa hingata. Callous. Just nii ma tunnen, kui sa mind petad. Saara. Siine. Jaa. Kui talle tõendeid näidati, tundub, et Saara saab aru, kui halvasti see välja paistab. Minu kavatsus ei olnud, et see nii läheks. Mul on sellest tõeliselt halb olla. Ma pole kunagi varem midagi sellist teinud. Mul on paha. Eriti sellepärast. Ma arvasin, et ma ei saa eile öösel magada. Ma ei tea, noh. Asi on selles.
sa ütlesid meile eile õhtul, et sa mäletad seda selgelt. Kui ta naeris, sina naersid, sa panid ta kohvrisse. Tal on 2 sõrme väljas ja sina lähed magama. Nüüd näeme midagi täiesti teistsugust. Ja see näitab tegelikult, et sa oled endas väljas ja kasutad tema suhtes jälle halvustavaid väljendeid, kui ta anub elu eest ja palub, et seda kohvrist välja laseksid. Nii et me eeldame... Me ei eelda seda. Nii et lihtsalt juhtus nii, et iga kord, kui ma filmisin või tegin midagi muud, siis lihtsalt juhtus, et seda seal ei olnud. Okay. Ja aga videos ei ole ühtegi auku näha. Seal ei ole ühtegi kohta, kus tõmblukk, lahned ja auk oleks näha. Kui seal oleks auk, siis ta suruks sellele ja paluks, et seda välja laseksid. Me peaksime ilmselt seda auku nägema. Ta oleks lõpuks suutnud välja saada. Alkohol. Selle põhjal, mida te meile räägite, oleks ta pidanud suutma välja saada. Aga video näitab, kuidas ta üritab välja saada, palub välja pääseda, aga ta ei saa. See ongi see, mida me püüame välja sellitada. Ma ei tea, võib-olla ei õitsu liiga palju. Sa tõmbasid selle täiesti kinni ja siis tead küll. Ma ei tõmmanud seda täiesti kinni. No. Ma ei tõmmanud seda täiesti kinni. See on õudne, eks? Õudne. See on kohutav. Õudne. Ma ei usu, et ma kunagi pärast seda enam endiseks saan. Kunagi endiseks. Lisaks kõigele muule, millega ma oma elus pean toime tulema, isiklikult. Ja siis see, keda ma armastasin. See ei olnud tahtlik. Ma panen käe piibile. See ei olnud tahtlik. Ma ei teeks seda talle ega kellelegi teisele. Aga uurijad ei ole veendunud, et ta on nii süütu, nagu ta püüab näida. Kuidas sa ei läinud tahtlikult magama? Sa ütlesid, et läksid üles ja läksid voodisse. See ongi tahtlikus magama minek. Ootasin teda. Ja tema ei tule, aga sina ei lähe alla, et teda vaatama minna. Nii et juhtus nii, et jäin magama. Kui ma ütlen magama, jääma. Mida sa tavaliselt teed, kui sa magama lähed? Mida sa mõtled? Milleks voodi on? Magama minemiseks. Õige. Nii et sa lähed magama. Ilmselgelt saad ka sina aru, et nagu... Ma tean. Okay. Sa ütlesid meile kogu aeg, et hei, ma ei olnud joobes, ma ei olnud ei seda ega teist. Olla purjus ja joobes, mis... Jah, on näha, et ma olen joonud, aga... Kui sa ei olnud joobes, siis miks sa jätsid kellegi kohvrisse, kes palub välja lasta ja ütleb, et ta ei saa hingata? Kui ma ei oleks olnud, kui ma ei oleks joonud, arvad sa ikka, et see oleks olnud sama asi. Et nagu hüppa sisse, ma lähen magama, ma ei tapnud teda. Sa jätsid ta sinna, et talle õppetund anda? Ma ei tahtnud teda sinna jätta, seda ma püüangi sulle öelda. Sa tõusid püsti ja vendasid minema. Kuidas see ei olnud tahtlikult tema maha jätmine? Sest ma vaatan seda auku teades, et see on seal. Ta saab sealt välja, ei? Probleemi? Siis ta ei saa. Aga sina ei saa. Mine vaata, kuidas tal läheb. Sa ütled, et oled üleval 30 minutit ja tema ei tule ülesse. Sa ei lähe alla teda vaatama. Ma olen voodis. Sa isegi liigud eemale. Sa tunnistad, et liigutasid kohvrid kõrvale. Sa keerad selle kokku, nagu see ei ole nii. Ma ei tahtnud, et see oleks nii. Ära tee seda. Ma ei tahtnud, et oleks tagurpidi. Kuidas see tagurpidi saad olla? Hästi. Ja häädimiin praegu hõjast, miks sa teda välja ei lasknud? See on lihtsalt lihtne küsimus. Ausalt öeldes tähendab... Kas me karistame teda? Ei, no... Seda sa ütledki videos. See on see, mis sul on. See on see, mida sa... Paned mind tundma. Näed, ja siis on see kõik mulle endale tagasi löönud. Nagu see kõik on mulle endale tagasi löönud ja ma saan aru, kui tõsine see on. Ma lihtsalt... See on kohutav. Ma tean. Okay. See on kohutav. Ja ma ütlen teile mõlemale kohe ka seda, ma ei joo enam kunagi alkoholi. Nagu? Ma ei joo enam kunagi alkoholi. Mind ei huvita, mis kujul või viisil see on. Aga lähme selle juurde tagasi. Mis oli põhjus teda sinna jätta, kui ta palub välja lasta? Ma ei saa sellest aru. Mul on tunne, et asi oli jälle selles ajaraamis. Te kõik olete... Ma ei küsi ajaraami, mind ei huvita ajaraam. Kotis olles ütlen... Mina. Võiksin. Sa ütled... Sina. Nii et terve selle paari minuti jooksul, mis ta seal sees oli, nagu... Vähemalt 11. Aga jah, jätka. Juda.
11. Minimum. 1 video. Noh, nende 2 video vahel. Nii. Mis see küsimus jälle oli? Kui ta palub oma elu eest, ütled, et ei saa hingata, lase mind välja ja sina ütled, miks sa teda lihtsalt välja ei lase. Mida sa talle tõestada püüad? Sul oli ilmselges midagi peas, mida sa mõtlesid, kui ta palus, et sa ta välja laseksid. Sa oled jälle nagu see poiss, kes hüüab hunti. Okei, aga kus see mäng lõpeb? Mina ei tea. Kas sa ütlesid, et see on mäng? Ilmselgelt, nagu valel viisil. Mis kavatsus sul oli, kui sa ta sinna jätsid? Ja see ei ole õiglane. See ei ole õiglane. Te üritate jälle, jah, ta on seal sees. Öösel. See ongi see, mis juhtus. Täpselt nii juhtuski. Tahtlikult. Kuidas siis mitte? Sa tõusid diivanilt, kõndisid trepist üles ja läkid oma voodisse. Mõeldes, et ta pääseb välja. Ta ei pääsenud ja sa ikkagi läinud alla ja see on see kogu 30 minuti teema, mida te üritate teha, mis iganes. Minu teada võib see olla ka 10 minutit. Ta ei saa hingata. Ma ei tea, mida sa tahad, et ma sulle ütleksin. Saara ümber tõmbub silmus koomale. Pärast kogu tõendusmaterjali läbivaatamist ei jää uurijatel muud valikut. Olgu, tee mul üks teene. Tõuse püsti. Pöö ümber, vaata seina poole. Pane käed selja taha. Kas sul on taskutes midagi, millest ma peaksin teadma? Ei. Olgu. Miks see juhtub? Sest George on surnud. Mitte tahtlikult. Me mõistame seda. Ta on ikka surnud. No. Meil pole... Keegi võiks Ryanile helistada, palun? Või kas ma ei tohi helistada? Saad helistada, kui me su arestima ei jää. Nii et see oli trikk. Menta täti ära. Ma tulin siia, et paluda sul kõigepealt mõnda asja selgitada. Ja sulle olid sinu õigused ette loetud? Sinu vastus kõigele oli... Põhimõtteliselt ma ei teinud seda. Tahtlikult. Olgu, kõik. See ei loe, sul on ikkagi... Saara arreteeritakse ja talle esitatakse teise astme mõrvasüüdistus, mis Floridas võib kaasa tuua eluaegse vangistuse. Miks ta kavatseb jätkata? Ta ei tunnista end süüdi ja tema juhtum jõuab pealkirjadesse üle kogu maailma. Videod, mille ta salvestas George'ist kohvris, lähevad viraalseks ja talle pannakse hüüdnimi kohvrimõrvar. Juhtum jõuab vandekohtu ette alles aastate pärast. See on osaliselt sellepärast, et Saara ei suuda advokaati hoida. Mõned advokaadid loobuvad, viidates lepitamatutele erimeelsustele. Teised loobuvad huvide konflikti tõttu. 2023 aasta septembris toimunud kohtuistungil ütleb riigi poolt määratud kaitsja Frank Bankovits, kes oli juba 6. advokaat kohtunikule, et ta on väsinud Saara verbaalsest väärkohtlemisest. Austatud kohtunik, need kirjad, mis on teie auväärsusele saadetud, minu teenuste halvustamine ja sõimamine selles asjas, ma ei saa teda tõhusalt esindada. Ta ei usalda mind, ta nimetab mind, ma arvan, et saamatuks narriks ja see jätkub lõputult. Ja keegi ei peaks taluma sellist halvustavat kommentaari ega ootama, et suudab kedagi tõhusalt esindada, eriti mõrvajuhtumis. Kohtunik noomib Saara. Tal hakkavad tõesti võimalused otsa saama. Aga üks asi, mille eest tahan sind hoiatada. Kui see muutub probleemiks ka teise kohtu määratud advokaadiga, hakkan ma väidetavaid vaidlusi lähemalt uurima. Sul on õigus kohtu määratud advokaadile. On teatud otsuseid, mida süüdistatav saab oma kaitses ise teha ja mis kuuluvad ainult talle, näiteks kas minna kohtuprotsessile või mitte, või kas anda tunnistusi või mitte. Aga on palju otsuseid kohtuasjas, mida advokaat saab teha. Ja kuigi sul on kindlasti õigus oma advokaadiga nõu pidada ja temaga arutada, ei tee ta automaatselt lihtsalt kõike, mida sa ütled. Nad kasutavad oma professionaalset otsustusvõimet ja kogemusi, vaatavad tõendeid, uurivad seadust ja teevad parima, mis võimalik. Aga Saara esindamise draama kestab üle aasta. Nii et ta hakkab ise asju enda kätte võtma. Ta kirjutab mitu pikka kirja ühele kindele inimesele, kohtunik Michael Cranikule.
uuele kohtunikule, kes tema mõrvajuhtumit juhib. Oma käsitsi kirjutatud 58-leheküljelises kirjas 7. juunist 2024 kurdab Sarah Boone lõputult selle üle, kuidas ta tunneb, et õigussüsteem kohtleb teda ebaõiglaselt. Miks ma ei või kasutada oma põhiseaduslikke õigusi? Kas ma olen ainus, keda pidevad rikkumised huvitavad? Miks ma ei või saada kautsjonit? Miks ma ei või saada kõiki oma meditsiinilisi andmeid? Miks ma ei või saada kogu oma digitaalset tõendusmaterjali ja menetlusmaterjale? Miks ma ei või saada tagasi kõiki oma pabereid, märkmeid, kirju, pilte ja kõike, mis mulle kuulub endistelt advokaatidelt? Miks ma ei või rääkida oma uurijaga? Miks ma ei või saada ühtegi oma tunnistajate nimekirja? Miks mind ei või kohelda õiglaselt, seaduslikult ja kaitsta õigussüsteemi poolt? Sarah kirjutab edasi, et tema riigi määratud kaitsja Patricia Cashman, kes on juba 8. advokaat, lihtsalt ei tee piisavalt. Ta kirjutab: miks mu advokaat ei või anda mulle ausat vastust? Miks mu advokaat ei või mulle näidata kõike, mida ta ütleb endal olevat, ega lõpeta minu juhtumi materjalide läbivaatamist, vaid hoiab neid minu eest tagasi, kuigi ma olen korduvalt küsinud? Miks mu advokaat ei või anda mulle ligipääsu kõigele, mida ma oma juhtumi kohta küsin? Ühel leheküljel tunnistab Sarah, et lahkus oma advokaadiga kohtumistelt, kuna tema sõnul oli advokaadi suhtumine põhjendamatu, ebainformatiivne, ebaprofessionaalne ja ülbe. Aga Sarah ütleb, et tema ei ole probleem. 4 päeva pärast kirja saatmist kohtunikule esitab Patricia Cashman taotluse Sarah kaitsjana taandumiseks. Selleks ajaks läheneb Sarah kohtuprotsessi kuupäev üha lähemale, kuid nädalate pärast teeb ta midagi šokeerivat. 2024 aasta juulis loobub Sarah õigusest saada veel kohtu määratud kaitsjaid, jättes talle 2 valikut: maksta ise kaitsja eest või esindada end ise. Sarah otsustab end ise esindada, mis tähendab, et ta on nüüd omaenda advokaat. Enda esindamine kohtuprotsessil ei ole lihtne ülesanne, eriti kui sa pole litsentseeritud advokaat. Seega, püüdes leida veel ühte advokaati, kirjutab Sarah töökuulutuse. Kuulutuses seisab: kinnipeetav otsib advokaati, otsid tulusat väljakutset, oled valmis esinema üleriigilises televisioonis. Kas oled tulihingeline ja kiini poolel? Näita maailmale, kes sa oled, oma originaalse loovuse, erakordse asjatundlikkuse ja enesekindla leidlikkusega. Ja loomulikult on Sarah nimekiri omadustest, mida ta oma advokaadilt ootab. Näiteks usaldusväärsus, ausus, kirglikkus, avatud mõtlemine, erakordsus, probleemide lahendamise oskus, kliendi kaasamine igal ajal, meeskonnatööle orienteeritus, koostöövalmidus, äärmine efektiivsus kuulamisel, suhtlemisel ja mõistmisel, pühendumus edule, võitja mõtteviis, usu säilitamine kliendi ja juhtumi suhtes, oskus mõelda teistmoodi ning ületada kõik olukorrad. Ta lõpetab kuulutuse, nimetades seda võimalust tsitaadiga eepiline, enne kui kirjutab: investeeri rõhututesse, usu. Tema kuulutusele ei vastata, kuid aeg tiksub endiselt. Tema kohtuprotsess läheneb. Ja 2024 aasta augustis esitab ta enda nimel kaitseavalduse, paludes kohtunikul tema juhtum lõpetada. Sarah väidab, et tema põhiseaduslikku õigust kiirele kohtuprotsessile on rikutud. Oma avalduses kirjutab ta: Florida osariik ei ole täitnud nõudeid ega tõestanud viivituste mõjuvat põhjust. Mitte efektiivne, kuigi ma arvan, et ta tahtis öelda ebaefektiivne. Allpool standardit olevad riigi poolt määratud advokaadid oleksid pidanud selle taotluse esitama juba ammu, tõestades seda faktina. Tsitaadi lõpp. Kohtunik lükkab tema asja lõpetamise taotluse tagasi. Siiski saavutab ta mõned võidud. Ma usun, et see on ebaõiglane, et esiteks tahate, et ma ennast ise esindaksin ja teiseks soovite, et ma ise ennast esindaksin. Kui ma olen käeraudades, siis ei saa ma järk-järgult ja aktiivselt osaleda samamoodi nagu teised, sest ma saan lihtsalt ainult märkmeid teha. Ma olen kindel, et mingil hetkel toon ma kohtusse asju, mille järele pean sirutuma, mida pean avama või edasi andma. Keha normaalsed funktsioonid tervikuna, samal võrdsel tasemel nagu kõigil teistel kohtusaalis, et ma saaksin teha samu asju ning toimida õiglaselt ja sobivalt. Ma ei tea, kas see on juriidiline nõuanne või mitte, aga kas te saate mulle öelda, kas meie süüdistatavad on kohtuprotsessil aheldatud? Või on see midagi, mille pärast ma ei pea üldse muretsema, sest nad ei ole isegi aheldatud? Tavaliselt proua on süüdistatavatel jalarauad, nagu ametnikud Lowe ja Blowton juba märkisid. Nende ümber on katted, et need oleksid summutatud, et need ei kõliseks ega teeks mingit häält. Arvestades, et kaitsja laua ees olevad privaatsuspaneelid takistaksid vandekohtul neid nägemast. Nende käel on vabad, kuid jalad on ahelates. Aitäh!
jah, ma väga sooviksin, et mul käerauad eemaldataks, et saaksin lihtsalt märkmeid teha ja normaalselt ning võrdselt toimida. Lihtsalt istungite ja muu sellise ajal, mida meil on tulevikus palju plaanis. Ja siis, kui kohtuprotsess algab, olgu see siis protsessi või istungite ajal, ootan ma väga, et see käeraudade eemaldamise võimalus avaneks ning et saaksin selle võimalikult kiiresti taotleda. Ükskõik mida ja kuidas ma pean tegema, peaasi, et need vähemalt eemaldataks. Varsti pärast seda saab Sara teada, et keegi on valmis teda esindama. Florida kaitsja James Owens. Probleem on selles, et tal on väga vähe aega ettevalmistamiseks. Kohtunik lükkab kaitsetaotluse edasilükkamiseks tavasi. Tema mõrvaprotsess on nüüd vaid mõne nädala kaugusel. 2024 aasta septembri istungil paneb Sara advokaat kõik kaardid lauale. See on avalikkuse esimene pilguheik kaitse kohtustrateegiale. Väärkoheldud abikaasa sündroom. Nad süüdistasid selles asjas ohvrit. Jõuab Torres vähemalt 3 korda. Ma arvan, et pigem 4 või 5 korda. Aga nad avasid toimiku, nad süüdistasid teda siin maakonnas kehalises väärkohtlemises. Ja kautseni tingimuste rikkumises, mis puudutasid Sarah Boonist eemale võimist. Aga kehaline väärkohtlemine Sarah Booni suhtes. Nemad, kui keegi üldse, olid väga hästi teadlikud, et härra Torres peksis minu klienti korduvalt ja see oli probleem. Lisaks väljendas minu klient ülekuulamisel, mida ma tean, et kohus pole näinud. Palun vaadake videolinti, palun vaadake minu telefoni, palun vaadake videolinti, palun vaadake fotosid. Mul on vaja oma telefoni, et teile näidata, kuidas ta mulle kallale tuleb. Seda Airati. Neil oli kogu see tõendusmaterjal olemas, nad teadsid kõiki varasemaid. Kuritarvitusi, mida Sarah Boon kannatas härra Torrese käe all. Tegin nii hästi, kui suutsin kohtunik. Ma esitasin selle, mulle tundus, et mul on vaja eksperti. Ma selgitasin üldiselt, et härra Torres väärkohtes teda korduvalt, nii psühholoogiliselt kui ka füüsiliselt pika aja jooksul, mis viis selle sündmuseni. Süüdistus vaidleb sellele teooriale vastu, kuid kohtunik lubab kaitsel seda kohtuprotsessil esitada. 2024. aasta oktoobriks on aeg otsas. Rohkem kui 4 aastat pärast Georgi surma algab vandekohtu valimine Sara suur tähelepanu pälvinud mõrvajuhtumis. Valikust jääb järele 8 naist ja 6 meest. Nendest vaid 6 otsustavad Sarah Booni saatuse. Avakõned algavad rahvarohkes Florida kohtusaalis. Toimub vestlus härra Torrese venna vahel ja taas keegi ei tea, kes neid telefone kasutas ajal, mil tekstisõnumeid saadeti neis väljavõtetes, mida te näete. Kuid on märgitud, et toimuks suhtlus ühe süüdistatava venna ja telefoni omaniku vahel, mis võeti ja kuulub Preili Boonile. Venna sõnum on, kuule, mu tütar rääkis mulle, mida sa tegid, Sara. Ma ei taha, et sa oleksid minu tütarde või õetütarde vennapoegade läheduses. Ja see oli jõuludel 2019, veidi alla 2 kuu enne seda sündmust. Ta vastab, või siis inimene, kes tol hetkel tema seadet kasutas, sinu nii-öelda isa lõi mind näkku. Järgmine sõnum on, peitus, ma teen seda. Nad olid koos üle 3 aasta ja oli mitu varasemalt juhtumit. Ei mingi pidutsemist, meil on fotod olemas. Oli juhtumeid, kus kutsuti politsei, kes tegi fotosid. Nii, et sul on võimalik tõendeid näha. Ja me usume, et kohus juhendab teid lõpus, kui te kaalute enesekaitset ehk õigustatud mitte surmama jõu kasutamist või õigustatud surmama jõu kasutamist, et te võite arvestada varasemaid tegusid, vägivalla ajalugu, varasemaid raskusi, mis osapooltel olid, arvestades tema olukorda, millega ta silmitsi seisis, kui ta pidi otsustama kasutada olukorrale vastavat mõistlikku jõudu. Nagu kõigis kriminaalasjades lasub tõendamiskohustus prokuratuuril ja selles konkreetses asjas peavad nad tõendama tahtlust. Kas Sara jättis Georgi tahtlikult kohvrisse? Prokuratuuri esimesed tunnistajad kirjeldasid Sara ja Georgi suhet. Georgi vend Juan annab tunnistusi nende viimasest vestlusest. Mille peale ta karjus? Midagi kägistamisest.
või sellest, kuidas ta teda kägistas, ma tõesti ei tea. See oligi põhimõtteliselt kõik. Kui pikk see vestlus umbes oli, mis teil oli? Võib-olla. Ma arvan, et see kestis umbes 10 minutit. Kuidas vestlus lõppes? Sest ta karjus taustal. Ma lihtsalt, see oli kõik lihtsalt. Kas ta kõlas ärritunud? Ta kõlas ärritunud. Kas sa rääkisid oma vennaga pärast seda vestlust? Ei, see oli viimane vestlus, mis mul temaga oli. Nabrid nagu Vincent Battaglia avaldasi vandekohtule, et George ja Sarah tülid olid pidevad. Kuid on üks hetk, mis talle eriti meelde jäi. Kas Sarah Boone tuli kunagi sinu juurde rääkima sellest, mida sa nende korteris kuulnud olid? Jaa. Ja kas sa mäletad, kui kaua? Anne. Kuupäev, millal politsei helistas, et see juhtus? Mõned kuud, ilmselt 4 või 5 kuud enne seda. Nii et 4 või 5 kuud enne 2020. aasta veebruari? Jah. Ja kui ta sellel hilisõhtul või varahommikul sinu juurde tuli, mida ta sulle ütles? Põhimõtteliselt ütles ta lihtsalt, et kui ma kuulen midagi näiteks todomas või midagi taolist õues, siis ma hoiaksin suu kinni, ei räägiks sellest ega ütleks kellelegi midagi. Ja ma lihtsalt ütlesin, et okei. Kas ta tegi kätega mingeid liigutusi? Jah, ta tegi umbes nii, et pani sõrme huultele, nagu et hoia suu kinni umbes sellist žesti. Kas te mäletate 2020. aasta 23. veebruari õhtut? Jah, mäletan küll. Ja mis selle õhtu juures teile eriti meelde jäi? See, mis mulle sellest õhtust eriti meelde jäi, oli tõesti väga vali müra. See oli nii vali ja tugev, et pani mu magamistoa seina värisema. Ja ma mäletan seda sellepärast, et ma istusin tol hetkel oma voodil ja rääkisin FaceTime'is oma tollase tüdruksõbraga ning ma tundsin sõna otseses mõttes, kuidas sein värises ja see katkestas mu jutu poole pealt. Ja ta isegi küsis minult arvuti kaudu, mis see oli ja ma vastasin, ma olen üsna uudishimulik. Kas sa kuulsid tol ööl nende korterist karjumist? Enne seda, jah, see oli lihtsalt vaidlus, selline asi. Mis oli viimane asi, mida sa kuulsid? Viimane asi, mida ma kuulsin, oli vali müra ja natuke sahistamist. Ja see oligi kõik. Pärast seda jäi lihtsalt vaikseks. Süüdistuse võtmetunnistaja on keegi, kes on Sarale väga lähedane. Tema endine abikaasa, Brian Boone. Ja kui sa temaga lõpuks ühendus said, mida ta sulle telefoni teel ütles? Et Georg oli surnud ja kas ma tuleksin kohale? Kas ta ütles, mis temaga juhtus? Ma ei mäleta, kas ta ütles mulle seda siis telefoni teel või kui ma kohale jõudsin, aga ta ütles, et nad mängisid peitust ja et ta jäi magama. Mida sa soovitasid tal teha? Ma ütlesin talle, et ta peab helistama hädaabinumbrile 112 ja et ma tulen kohale nii kiiresti kui saan. Ja see oli teie esimesel telefonikõneli siin umbes kell 12.30, 24. veebruaril. Jaa. Kas ta helistas teile uuesti, kui te olite tema elukoha poole teel? Jah, helistas küll. Ta helistas, et teada saada, kas ma ikka veel tulen tema juurde. Ja kui te temaga rääkisite, kui te olite teel, siis mida te talle ütlesite või soovitasite, kui üldse midagi? Ma ütlesin talle, et ta peab helistama 112 ja ütlesin, et olen teel, aga ta peab kellegi sinna kutsuma. Rääkige meile, mida ta teile ütles, kui te kohale jõudsite? Et ma mõtlen, Georg oli surnud. Ja taaskord ma ei mäleta, kas ta ütles mulle seda siis või varem, et nad mängisid peitust ja ta jäi magama. Aga tol hetkel ütlesin ma talle uuesti, et ta peab helistama 112, et keegi sinna tuleks. Kas ta oli selleks hetkeks juba 112 helistanud? Ei, ta ei olnud.
nii et sa oled talle nüüd 3 korda soovitanud 112 helistada. Jaa. Kohtuprotsessi 3. päevaks on juhtum nüüd kaitse kätes. See on hetk, mida kõik ootavad. Kas Saara astub iseenda kaitseks tunnistajapingile? Prokuratuur on lõpetanud, kaitse hakkab oma juhtumit esitama. Kaitse, härra Owens, võite kutsuda oma esimese tunnistaja. Kaitse kutsub Sarabuni. Vaikne Saara kirjeldab üksikasjalikult kõiki oma elu aspekte, alates lapsepõlvest kuni kohtumiseni Brianiga ja hiljem Georgiga. Kas sa armastasid Georgi? Ka mina kuni tänaseni. Miks sa teda armastasid? George oli väga kirglik. George oli väga tõeline inimene. George oli heade päevade ajal minu vastu kena. George kiitis mind. George ja mina olime 2 keha ühe hingega, nagu tema ja mina alati ütlesime. Ma ei usu, et mul oleks kunagi kellegagi olnud sellist sidet, nagu mul on Georgiaga. Nüüd me teame, et kaitseteooria on enesekaitse. Saara ütluste kohaselt oli mitu füüsilise vägivalla juhtumit. Kas Georgia põhjustas need vigastused? Jaa. Kas te mõlemad jõite sel ajal? Ma ei mäleta seda vaidlust. Kohtunik, ma sooviksin selle tõendi esitada. Olgu, see, mis oli eelnevalt määristatud kui B, võetakse tõendina vastu väideteta kui kaitseeksponaat 2. Crazy Blue Death? Yes. Kas need vigastused olid teie käsivarel? Yes. Kas George Torre põhjustas need vigastused? Yes. Ja te olete samas juhtumis. Kas see olete teie? Yes. Kas see on vigastus või sinikas sinu rinnakordu, Erik? Yes. Kas sinu käsivarel? Yes. Ma näitan teile midagi tuvastamiseks. Hugh, vaata, kas sa tunned selle foto ära? Jaa. Kas see on sinu reis? Jaa. Okei, kas sa mäletad seda juhtumit? Jaa. Kas sa saad žüriga rääkida, mis juhtus? Tahtsin oma koeri jalutama viia ja tagaverandalt maha minna. Kas te jõite alkoholi? Jaa. Jaa. Ta oli pahane, et ma helistasin minna oma koertega jalutama, selle asemel, et seal istuda ja edasi juua. Siis lõi ta mind reiele nii kõvasti kui suutis ja ütles, et sa ei lähe kuhugi. Ja see oli korralik mats mu reiele. Kas see on õiglane ja täpne kirjeldus vigastusest, mille sai George Torrise poolt reiele löömise tagajärjel? Jah. Kui teda küsitletakse 2020. aasta 23. veebruari öö kohta, räägib ta teistsuguse loo kui aastaid varem. Seekord tunnistab ta, et pani ta kohvrisse ja tõmbas luku kinni. Räägi meile, mis juhtus? Ma mõtlen, ma lihtsalt tõmbasin kohvri tema ümber kinni. Meile tundus see naljakas ja me tegime nalja selle üle, kuidas ta oli piisavalt väike, et kohvrisse mahtuda. Olgu, mis siis edasi juhtus? Sealt edasi me lihtsalt naersime selle üle ja see oli lihtsalt kummaline, et oli piisavalt väike, et sinna sisse mahtuda ja siis ma liigutasin kohvrit natuke ringi, kui ta seal sees oli. Aga ikkagi oli naljakas, et ta oli endiselt kohvris. Ma arvan, et meie mõlema jaoks oli see lihtsalt. Me ei suutnud uskuda, et ta tõesti mahtus kohvrisse. Kas sa lõpuks panid kaane kinni? Jah, selleks, et gaas oli juba kinni. Kui ta end sinna sisse sättis, siis ma teadsin, et ta on seal sees, sest gaas nagu natuke loperdas. Nii et ta oli sinna peitu kugenud ja tõmbas kaane peale, aga oli alu saada, et ta on seal sees. Ja. Sa nägid teda kohe? Ja. Hästi. Kas sa mingil hetkel tõmbasid ta kohvrisse kinni? Ja. Ja mida ta ütles või tegi, kui sa ta kohvrisse kinni tõmbasid? Ma lihtsalt arvasin, et see oli naljakas. Te mõlemad naersite. Ja. Ja siis sa tõmbasid kohvri tema ümber kinni. Kas te ikka veel naersite, kui te kohvri tema ümber kinni tõmbasite? Ja. Rääkige vandekohtule, mis siis juhtus.
sealt edasi ma lihtsalt viigutasingi kohvrit paar korda, lihtsalt ratastel ja liigutasingi seda ringi. Jaa. Sel hetkel oli kõik veel rahulik. See oli naljakas. Me tegime selle üle nalja ja naersime. Nii et pärast seda, mida sa siis tegid? Siis ma läksin sinna ja otsustasin hakata filmima. Lihtsalt vaadata. Noh, et ta saaks selle mõttest aru. Praegu tunnen end turvaliselt ja praegu on mul võimalus sinuga rääkida viisil, mida mul tavaliselt ei oleks võimalik teha. Ja sa olid joobes. Jaa. Ja sa nõustud, et ütlesid mõningaid asju, mida poleks pidanud ütlema. Jaa. Aga sa said aru, et ta ei saa välja tulla ja sulle kallale tulla. Kas nii võib öelda? Sel hetkel, jah. Nii kestab see umbes 10 minutit. Sa kuulsid seda täna siin, kas pole? Jaa. Sa kuulsid tema häält, kui ta rääkis kohvri seest? Jaa. See oli tema hääl videos ja audios? Jaa. Ja sa kuulsid oma häält videos ja audios? Jaa. See oli sinu hääl? Jaa. Kõik need asjad, mida mees ütles Georg selles 2-minutilises videos. Õige. Kõik sõnad, mida naine ütlesid sina selles 2-minutilises videos. Õige. Nii et 2-minutilise video ja 22-sekundilise video vahel on 11-minutiline periood. Kas te räägiksite vandekohtule, mis juhtus? Me jätkasime, ma arvan, rääkimist omavahel ja tema toon muutus ja mina tundsin seda tooni ja lõpuks ma arvan, vaidlesime omavahel edasi-tagasi ja need asjad, mida ta ütles, hirmutasid mind väga. Ta sõimas mind ja ähvardas mind. Ja kas ta tahtis, et sa laseksid tal kohvrist välja tulla? Ma olen selles üsna kindel. Jätka, räägi mulle. Ja olukord läks väga kiiresti, väga pingeliseks ning ta jätkas kohvri peale surumist. Ja ma kartsin, et ta murrab kohvrist välja, teades, et see oli katki. Jaa. Tema käsi hakkas läbi tulema. Tema käsi hakkas niimoodi läbi tulema ja siis ma raputasin kohvrit, püüdes ta kätt tagasi sisse saada. Raputasin seda ja palusin tal lõpetada, et palun ära tee seda. Palun ära tee mulle seda. Palun ära tee mulle seda. Nii et tema käsi sai tegelikult kohvrist välja. Jaa. Ja sa läksid kohvri juurde ja raputasid seda. Jaa. Kas see pani ta käe tagasi sisse? Ei. No. Ja et sa raputasid seda. Kas sa raputasid seda, et ta kätt tagasi kohvrisse saada? Jaa. Kui kaua sa seda raputasid? Ma ei tea. Aga tema käsi oli ikka veel väljas. Jaa. Kas ta üritas välja saada? Jõuga, jah. Kas ta oli sinu peale vihane? Jaa. Kas sa kartsid? Alati. Kui ta oleks kohvrist välja saanud, mida ta oleks sinuga teinud? Nagu ta mulle tavaliselt ütles, oleks ta ilmselt mind tundmatuks teinud või ma oleksin oma elu kaotanud. Paljud advokaadid soovitavad oma klientidel mitte tunnistusi anda, sest neid ootab ees pingeline ristküsiklus. Dramaatilisel hetkel kohtusaalis toob prokuratuur välja olulise tõendi. Just selle kohvri, mis on kogu selle juhtumi keskmes. Näidake meile. Kas ma räägin sellest, kuidas ma selle kinni tõmbasin või? Kui sa oled selle kinni tõmmanud ja ta on selle sees. Kus on tõmbluku osad? Ütle lihtsalt, mida ma selle kohta ütlema pean. Ma mõtlen, see oli nurgas. Ma mõtlen, see nurk on lahti. Ma mõtlen. See ei ole. Jaa, see oli esilinastusel. Nii palju, kui ma mäletan.
ta tuli niimoodi, käsi välja sirutatud. See oli umbes nii, nurga pealt. Olgu. Aitäh, võite oma kohale tagasi minna. Kas te kunagi muutsite nende tõmblukkude asendit pärast seda, kui olite need sinna pannud? Ma ei muutnud. Kas te tegite midagi, et aidata tal pääseda olukorrast, kuhu teda tõmblukkudega sulgesite? Ei. Veel üks küsimus. 4 aastat kestnud juhtum on nüüd jõudnud kohtuprotsessini, mis kestab vähem kui nädala. Oma lõppsõnas žüriile keskendub prokuratuur 2020. aasta 23. veebruari ööle. See on see kast, kus George Torres tapeti. See on väike kast. 28. Korda 20. Korda 8 ja 7 kaheksandikku tolli. George Torres oli kinni tõmmatud selles kastis. George Torres hingas oma viimaseid paanilisi hingetõmbeid selles kastis. Kohtuarst selgitas meile iga hingetõmbega George Torres hingas sisse. Selles kastis oli iga korraga vähem hapnikku. Kaitse keskendub siiski George ja Sara 3-aastasele suhtele tervikuna. George Torresel oli vägivaldne minevik Sara suhtes ning selle tulemusena olid Sara Boone'i teod tingitud hirmust, mis kujunes välja pikaajalise väärkohtlemise tõttu, mida ta koges. Pikaajalise väärkohtlemise kumulatiivne mõju tähendab, et tema käitumine 2-minutilisel kohvrivideol oli traumareaktsioon. Sara Boone tegutses enese alalhoiu instinktist lähtudes. Kui see oli traagiline, ei ajendanud seda pahatahtlikkus, vaid väärkohtlemisest räsitud mõistus. Ja ma palun teil proovida mõista. Proovige mõista. Sara Boone on emotsionaalselt ja psühholoogiliselt vurtus. Need teod võisid olla ekslikud katsed ellu jääda, kuid mitte mõrv. Ta reageeris vastavalt usule, et oht oli vahetu. See on inimene, kes kannatab perevägivalla pikaajaliste psühholoogiliste tagajärgede all. Nüüd tekib küsimus, keda žürii usub? Vähem kui 90 minuti pärast naasevad vandekohtunikud oma otsusega. Kui žürii leiab, et süüdistatav on süüdi 2-aastane mõrvas, nagu süüdistuses esitatud. George Torres perekonna jaoks tähistab žürii otsus valusa peatüki lõppu, kuid see pole veel läbi. Kuu pärast tema süüdimõistmist esitab kaitsetaotluse uueks kohtuprotsessiks, tuues välja mitu muret. Prokuratuuri väärkäitumine, ebakohane eksperdiütlus ja kohtu määratud kaitsja määramisest keeldumine. Kohtunik lükkab taotluse tagasi. Nüüd peab Sara veel viimast korda kohtusaali naasma, et kuulda oma karistust ja seista silmitsi George'i perega. Aastaid on George'i pere pidanud kuulma niinimetatud kohvrimõrvarist. Nad ütlevad, et see juhtum on alati olnud Sara kohta, mitte kunagi ohvri kohta. George'i ema, Blanca, räägib pisaratega silmis, meenutades oma poega sellisena, nagu ta oli. Isa, onu ja vend. Ma tahan lihtsalt öelda Sara Boone'ile, et ma ei vihka teda selle eest, mida ta tegi. Ja ma mäletan alati seda õhtut, kui see naine tuli mu ukse taha ja koputas uksele. Ta küsis mu nime, ma ütlesin. Ma ütlen talle oma nime. Ja siis ta ütles, kas ma võin sisse tulla? Ma ütlesin, okei, jah. Ta käskis mul istuda. Ma ei arvanud kunagi, et see võiks olla minu poeg.
Anne, kas ta ütles, et mu poeg on surnud? Sellest päevast saadik ei ole ma suutnud magada. Georgi õel on aga Sarah'le omajagu öelda. Ma tahan lihtsalt selgeks teha, et George väärib õiglust. Mis puudutab minu teist venda. Ja Saara oleks pidanud vanglas mädanema. Saara on põhjustanud eluaegset valu. Eluaegseid kohutavaid kujutlusi. Eluaeg olen kuulnud oma venda Georgi palumas oma elu eest. Teie jaoks on see lihtsalt üks hetk. Minu ja mu pere jaoks. See on tardunud. Nii lihtne asi nagu kohvri kasutamine. See on nii traumeeriv. Ma püüan seda mitte päris kinni panna. Jätan selle vähemalt 2 või 3 tolli praokile. Ja kas ma olen siis nii hull? Aga see lihtsalt aitab mind. On tõesti mu pereelu pea peale pööranud. Ja ma lihtsalt loodan, et me saame mu vennale tõesti õigluse. Karistuse määramisel toob kaitse välja Saara sõbrad ja isegi tema hingesugulase, et kirjeldada naist, kelleks nad teda peavad. Sügavate puudustega ja haavatud, kuid mitte mõrvar. Ta aitab kõiki. Ta on alati, ma ei tea, ta on mind väga palju aidanud. Ja ta tuli minu juurde, rääkis minuga kogu aeg ning toetas mind, kui olin kurb või kui ma midagi ei teadnud. Ta on lihtsalt hea. Ma ei tea, ta oli minu jaoks hea inimene. Lihtsalt vead juhtuvad. Ta aitas alati inimesi. Ta aitas kõiki ühiselamus. Talle meeldis isegi oma kunsti teha. Ta tegeles sellega. Kui keegi vajas abi või midagi muud, tuldi tema juurde ja ta aitas neid. Isegi kui nad tegid talle halba, läks ta ikkagi tagasi ja aitas neid. Ülistas koos nendega ja palvetas nende eest ja kõige eest. Hetkel, kui Saara sai teada minu tervisemurede tõsidusest, pakkus ta kohe väga siiralt, et annetab mulle oma neeru. Ma pean sulle seda ütlema. Loodan, et ta ei pahanda, et ma seda näitan. Aga tal polnud mingit kõhklust, mingit muret isikliku riski või kasu pärast. Ma tahan seda kogu maailmal edasi anda, et juba ainuüksi pakkumine on hea ja kangelaslik tegu. Mul on olnud palju sõpru. Mul pole olnud ühtegi sõpra peale oma venna, kes oleks mulle neeru pakkunud. See on tohutu. Saara saab enne kohtuniku otsuse teatavaks tegemist viimase võimaluse sõna võtta ja ta kasutab iga talle antud minuti ära. Kento Sakuroi on teatud tüüpi Jaapani keraamikastiil, mis tähendab kuldiga parandamist. Selles traditsioonis, kui keraamiline ese puruneb, ühendab meister killud uuesti kokku, kasutades vedelat kulda või kullatolmulakki. Nii et selle asemel, et mõrad ära peita, muutuvad need hoopis nähtavamaks ja purunemisest sünnib uus särav kunstiteos. See võtab omaks vead, nõrkused ja ebatäiuslikkuse ning õpetab ka vastupidavuse olemust. Iga mõra keraamikatükis on osa selle ajaloost ning iga ese muutub ilusamaks just seetõttu, et ta on olnud katki. See on Kento Sakuroi tarkus. Minu tarkuses ja kõigi oma parandustega, siis, nüüd ja edaspidi on Jumal olnud, on ja jääb alati minu meistriks. Kogu minu kuld on andestus. See on mind koos hoidnud, pannud mind eredamalt särama ja aidanud ületada kahju, mille on põhjustanud George Torres, Torresse perekond, õigussüsteem, Orange'i maakonna vanglaamet, sotsiaalmeedia, kelmistest detektiivid, kurikuulsus, laim, jätkuvad põhiseaduslike õiguste rikkumised, teise astme mõrv, sundimine end ise kohtus esindama. Nii nagu kuld on väga hinnaline, on andestus hindamatu.
minu eesmärk saab alguse George Torresest ja iga kord, kui ta mind lõi, jalaga lõi, rusikaga lõi, peale sülitas, vägistas, pussitas, kägistas, naeris mu üle, lükkas, tõmbas, vedas, piitsutas, pani mu komistama, varastas, valetas, terroriseeris, ähvardas, alandas, sundis, alavääristas, pani mind nutma. Iga kord, kui ta püüdis mind tappa, alistada või hävitada. Ma andestan George'ile selle eest, et ta mind oimetuks peksis, kuna püüdsin magada, sest pidin järgmisel päeval tööle minema või oma poja klassi ekskursioonile minema. Selle eest, et ta rikkus mu lahkunud perekonna pärandasjad, traditsioonid ja mälestusesemed, mu poja mööbli, hävitas televiisori, mida koos vaatasime. Selle eest, et ta lõhkus meie ridaelamu, purustades aknad, lüües auke seintesse ja ustesse, visates oma keha klaasuste vastu, lüües korduvalt mu esi- ja tagaukse sisse. Selle eest, et ta lõhkus või eemaldas kõikide ustelukud ja mõnikord ka lingid täielikult, nii et mul polnud kusagil turvaline olla, kaasa arvatud mu poja toa püha ruum, kus ta mind tema voodil veriseks peksis. Selle eest, et ta terroriseeris ja ähvardas mu pimedaid ja kurte koeri, jättes lahti värava, mille ma ehitasin nende turvalisuse tagamiseks, ning öeldes mulle, et ta loodab, et ma leian nende ülespuhutud surnukeha tiigist või kraabin nende jäänuseid teelt. Selle eest, et ta lõi need voodist maha ja viskas üle toa, sest nad üritasid mind kaitsta. Ma annan George'ile andeks valetamised, selle, et ta nii mitmel moel ja nii mitu korda üritas mulle lõppu teha oma hirmutava armastusega. Ma annan andeks ka Theresi perekonnale, eelkõige tema emale ja isale, samuti tema 2 endisele naisele ja tütardele, sest nad kõik teadsid, kes George oli, milleks ta võimeline oli ja mida ta minevikus teinud oli. Tema vägivalla ajalugu ja kust ta seda õppis, selle asemel, et jätkuvalt silma kinni pigistada, kui ma abi palusin. Kõik tema õed-vennad, sealhulgas Farrell Torres, kes on nüüd teel vanglasse, sest pussitas nende lapse ema pea külje ossa. Kõigile, kes teadsid, mida Georg minuga tegi, mõnikord, kuidas ja millal, kuid siiski lubasid ja võimaldasid seda. Ma annan neile andeks, et nad hoolisid liiga hilja. Ma loodan, et nad kõik küsivad endalt öösel voodis, vaikuses ja mugavuses seda painevat küsimust. Mida ma oleksin saanud teha, et takistada selle juhtumist mõlemaga? Ja pärast kõike seda aega, kui Sara proovis abi paluda meist kõigilt ja nii mitu korda, oma vaikselt öeldud lõppsõnas küsin ma seda. Kas mina oleksin see kallis ema, aasta naine, kui mina oleksin see, kes suri? Kui paljud tütred, emad, õed, tädid, vanaemad, õetütred ja sõbrannad on olnud, sest nad tegid seda. Ma olen ellujääja. Õppige head tegema, otsige õiglust, noomige rõhujaid, kaitske isatuid, seiske leskede eest. Jesaja 1:17. Kõikehõlmav kaitse väärkohelduid. Sara räägib järjest 20 minutit ning tema viimased sõnad kohtus on suunatud Georgi perekonnale. Ma ei tea, mida veel ma võiksin öelda või edasi anda Torresi perekonnale. Kuidas see juhtus? Kui ja miks ja kuidas ei oma tegelikult tähtsust. See juhtus ja mul on kahju. Sõnad ei suuda seda kirjeldada. Ja ma loodan, et kõik suudavad mulle andestada, eriti Torresi perekond ja tema tütred, sest ma tean, kui palju ta neile tähendas. Ja ma ei usu, et keegi kunagi mõistis, mida ta mulle tähendas ja mina talle. Nüüd on aeg, et Sara saaks teada oma saatuse. Kohus on saanud võimaluse läbi vaadata kohtuprotsessil esitatud tõendid ja ütlused, täna siin esitatud avaldused kuriteo mõjust, iseloomutunnistajate suulised ja kirjalikud ütlused, doktor Harperi raporti ja ütlused, süüdistatava ütlused, karistuseelse uurimise, prokuratuuri ja kaitse argumendid. Kohus kuulutab välja järgmise otsuse. Breili Boone, kohus mõistab teile eluaegse vangistuse parandusasutuses. Töölisele Sarah Boone'i stiilile omaselt ei ole see viimane kord, kui temast kuuleme. Nädal pärast kohtuotsust kirjutab Sarah veel ühe kirja kohtunikule, kinnitades oma süütust. Ta kuulutab, ma ei ole mõrvar, ma olen ellujääja. 28 leheküljelises kirjas diagnoosib ta kohtunikul, tsiteerin, musta köie haiguse. Ta kirjutab, tsiteerin, sa olid oma teadmatuses juba otsuse teinud, ma annan sulle andeks. Nüüd, kui tal seisab ees lõputu vangistus, paneb ta kõik mängu oma viimasele kaardile, apellatsioonile. Ta ei tee seda koos oma kohtuprotsessi advokaadi James Owensiga. Ja nagu déjà vu on ta sellest ajast peale tema esindamisest loobunud.
Järgmise kuude jooksul vahetab Sarah veel paari apellatsiooni advokaati. 2025 aasta novembris esitas Sarah käsitsi kirjutatud avalduse, milles palus kohtundele kaasata kogu apellatsiooniga seotud teabe jagamisse. Sarah Boone kannab praegu oma eluaegset vanglakaristust Lowell Correctional Institutionis Ocala's, Floridas. Selle salvestuse tegemise hetkel on tema apellatsiooniprotsess endiselt käimas. Aitäh, et ühinesite meiega sellel naiste kurjategijate episoodil. Mina olen Elizabeth Milner ja kohtume teiega siin jälle järgmisel korral uue juhtumiga.